tere, pererahvas! Tänases episoodis on minu vestluspartneriks Ann-Marleen, kodaniku nimega Ingel. Ja me rääkisime väga isiklikul teemal nagu diabeet. Ingel jagas väga palju enda kogemusi, mis on suhteliselt rasked kuulata. Nii et mina nutsin mitu korda ja anna mulle pärast teada, mitu korda nutsid sina. Nii, tere tulemast Eesti rahvas, minu kõige lahedamasse podcasti Tervelt segane. Meie tänaseks külaliseks on Ann-Marleen. Aga kuna Ann-Marleenil on nii imeline nimi nagu Ingel, siis mina tahan teda niimoodi kutsuda. Vabalt. Ja, Ciao. Üldse, kas sa tead ka, kus see nimi tuleb? Ja mu ema pani selle nime mulle. Ta vist teadis juba ette, äkki tal oli mingisugune nukk väiksena ja siis ta teadis, et kuna tema nimi oli Ingel, siis ta teadis, et tema esimese lapse nimeks saab ka Ingel. Või tütre nimeks. Olgu või poiss, aga Ingel on. Ingel temast saab. Nii et jah, ema pani. Ja see käib sinuga nii kokku ka, sest sa oled käib ma olen oma mu sõbranna Josefiina, sa käisid rentaldiiris seal esimest korda, siis ta oli mingi Liis, ta ise on ka siuke hästi malbe ja siuke rahulik. Ja siis ta rääkis nagu, ta nimi on Ingel ja see käib temaga nii kokku, et ta ongi nagu, ta tuleb ja ta on nii hea ja nagu mingi et see on väga... Seda on küll tore kuulda. Ja, kuigi sa oled suhteliselt süngelt riides. No see ei tule... Ma eeldan, et see ei tule üllatusena. Et lemmikvärv ja värki. Okei, kuigi tegelikult lõpuks ma isegi sinu stiilist tahan ka rääkida, sest see on ka nagu nii-öelda teissugune ja lahe. Aga minu jaoks kõige nii-öelda põletavam teema on ikkagi, kui me võtame nii-öelda tervisevõtme, siis on diabeet. Ja millest ma ei teadnud, et me seda teekonda jagame. Yeah. Et kui ma sulle selle küsimusega tulin, siis mul oli selline äratundmisrõõm, et väga paljude inimestega ma samastuda ei saa sellel teemal. Ja, aga hakkame siit kohe nii-öelda oma kogemusi jagama, et millal sina said üldse endale diagnoosi? Mina olin 9. Tänu oma vanaemale, siis mul avastati see üldse, et tema kuidagi oskas läha läbi nende sümptomite, et meeletu janu ja hästi palju käid vetsus ja siis tohutud mingisugused emotsioonikõikumised ja väsimus. Ja siis jah, siis ma läksin haiglasse ja siis ma sain teada, et mul on diabeet. Mis aasta? Aasta või? Mis aasta? Mis aasta? See on esimese tüübi diabeet. Kõige hullem siis. Kui sellel, või ma ei tea, vist teine, sinul on teine on ja siis ma ei tea, mis see 3. endast kujutab. Aga see vist on nagu äkki rasedatel naistel tuleb esile see mingi 3. tüübi diabeet. Jah, on see nii-öelda ongi rasedate diabeet, see on eraldi nagu nii-öelda nimetus, aga ma mäletan, mul oli klassivend, kellel oli esimese astme diabeet ja siis meil terve klassi põhimõtteliselt räägiti nagu, et mis see tähendab ja et ongi vaja mingisuguseid ravimeid kogu aeg ja et see on päris nagu nii-öelda bänge haigus, ütleks mina. See nagu muudab seda vist reaalsust ikkagi nii drastiliselt, et ma arvan, mu elu ei olnud kunagi endine ja ma arvan, mu vanemate elu ei olnud kunagi endine peale seda diagnoosi saamist. Aga vist ajas kuidagi ma olen sellega pigem nagu rahu teinud, et aastaid ma mäletan ikka väiksena emaga istusime voodi äärel ja õhtuti palvetasime koos, et mul see haigus ära läheks. Aga jah, ta lihtsalt vajab meeletut kontrolli, et võib-olla need mingisugused harjumused, mis nagu pidid muutuma. Aga samas ma kuidagi olen õppinud olema nagu tänulik selle eest, et ma arvan, et ma kindlasti vaatan oma tervise järelt palju hoolsamini ja ma ei arva, et seda võiksid iseenesest kõik inimesed teha, et võib-olla see mingi süstimise ja veresuhkru mõõtmise pool on see ainukene mingisugune kõrvalkülg sealt, aga ma arvan, iga inimene peaks oma tervisest hoolitsema ja see, kui suur hulk inimesi on tegelikult nii-öelda diagnoosimata, et kas siis terves maailmas või eriti Eestis, et neid inimesi on tegelikult väga palju ja tihti ei osata seda isegi nagu tähele panna
ja jah, et võib-olla see teadlikkus, miks ma sellest räägin, et ma üldiselt ei taha seda väga toonitada, aga see põhjus, miks ma sellest tahan rääkida, on lihtsalt see, et võib-olla inimesed oskaksid märgata ka siis endas või inimestes oma ümber nagu seda haigust. Ja siis mina olin ka ikkagi suhteliselt pisike. Aga kui vanus olid? Mul on natukene nagu nende numbritega kehvasti, et kuna mul on nii palju nagu traumakogemusi, siis ma väga täpselt ei mäleta enam mingi, kui vana ma siis nagu olin. Aga minul hakkas see nagu pihta väga tugevalt kaalu tõusuga. Et ma lambist lihtsalt võtsin juurde ja mitte midagi nagu nii-öelda ei aidanud. Ja meil on nagu suguvõsas on diabeet sees. Aga tollel ajal oli ta nii-öelda vanainimeste haigus. Jah, see on ka kuidagi naljakas, et tegelikult ma mäletan ka, kui ma 15 aastat tagasi jäin, siis tegelikult see haigus oligi väga teissugune, see, kuidas seda raviti ja see kõik nagu, et see on ajas väga palju muutunud, väga drastiliselt. Jah, et noh, mul alguses, ma olin ka haiglas, et emme viis meid suveks biometse ja siis tuli meid korra vaatama ja siis ta oli mingi, oh my god, kes see tüdruk on, et ma võtsin kuus vist mingi 10 kilo juurde ja ma nagu paisusin nagu normaalne pärmide haigen, et ja noh, nagu söömisharjumused ei olnud need, mis olid lappasid, ei olnud see, et ma ainult nosisin ja vaatasin telekat, et nagu maal meil polnud esiteks poodiga, et ja me mängisime ainult õues, jooksime, rahmeldasime ringi nagu, et siis, et ma olen kogu aeg nagu tegelikult aktiivne olnud. Ja sealt ka nagu nii-öelda, et kõik need arstide juures käimised väikse lapsena. Mul on täielik trauma sellest, et jah, ma vist ei taha süüvitsi minna, aga lihtsalt no, et mina mäletan näiteks, et üks hetk nagu hiljem, kui vanematega tuli jutuks ja siis ma rääkisin et need kuud, mis ma haiglas veetsin, vanemad ütlesid, said nädal aega. Aga minu jaoks tundus see nagu nii pikk aeg. Et toredaid asju on ka, et tutvusin oma nagu eluaegse sõbrannaga, kellega nüüd siiamaani meil mõlemal on diabeet ja me nagu võib-olla ainukestena üksteise elus mõistame seda tunnet. Et see on nagu selline jabur äratundmisrõõm, aga jagada on seda väga tore. Ja, sest see ongi nii keeruline, et no, mina olin hästi pahane, mul on õde, et mingil hetkel, et miks mul see on ja tal ei ole. Ja siis sa mõtled nagu, et ma ei tohi mõelda sükest asja, et miks ma tahaks, et mu õde haige oleks. Aga ma sain ikkagi nagu, noh, ongi samamoodi, et nädal aega seal haiglas olles nagu väikse tüdrukuna üksinda ilma vanemateta, ilma õeta, et ma lihtsalt nutsin, ma käisin vetsus nutmas ennast nagu magamas ja see oli suvi ka, et õues on valge ja siis sulle öeldakse mingi nüüd on magama mineku aeg ja sa oled mingi, ma olen tavaliselt harjunud mingi 8 tundi veel üleval olema nagu, et siis elasidki selle nimel, et emme umbes ütles, et kui ma siit välja saan, siis me läheme Peipsi äärde nagu kala püüdma mingi, mõtted iga päev ainult sellele. Et pluss nagu arstid ei olnud, minu kogemus vähemalt sellel ajal oli see, et arstid ei olnud väga toredad. Ehk siis nad ikkagi nagu, noh, ma sain kokku. Ei, toredad ei olnud küll. Ma ka mäletan seda hetke, kui ma emaga läksime sinna nii-öelda äkki siis need olid arstiõed, kelle juures sa käisid siis, kes rääkisid sulle kõigest, kuidas su elu siis hakkab välja nägema ja siis sa istud seal ja siis see arst ütleb, et noh, et te teate, et teie laps sureb siis enne teid. See oli selline mingi jabur arusaam ka sellest haigusest, et noh, kunagi räägiti, et sul, kui veresuhkrud ei kontrolli, siis amputeeritakse jalad ära ja sead pimedaks ja noh, et seal on nagu hästi palju tüsistusi, aga lihtsalt ajas need on nagu väga palju leebunud, sest seda haigust on nii palju rohkem võimalik kontrollida, ja siis vanemad nutavad hüsteeriliselt ja siis sa oled seal mingi cool. Ma olen 9-aastane ja mul ei ole üldse lahe praegu. Aga noh, see võib ka olla mingisugune meie kogemus, võib-olla kellelgi teisel on see nagu leebemalt olnud. Et võib-olla lihtsalt põhjus, miks ma sellest nagu tahan rääkida, et seda vist mingit valu ja tunnet sa ei saagi kellegilt ära võtta. Et ma arvan, kui sa selle diagnoosi saad, et ma just olin ka külas ja siis tutvusin ka ühe noore poisiga, kellel ka diagnoositi paar aastat tagasi ja siis me ka jagasime seda nagu traumat, aga et see läheb paremaks, et see läheb mööda, et see mingi rahu tegemine on, ma olen oma need trotsimise ajad ära käinud oma teismeeas, kus ma tegin kõike selleks, et jätta mulje, et mul ei ole seda haigust, aga siis ta kuidagi
ikka on. Et sellest ei saa nagu jah, sest mina ütleks, et mu endal näiteks, et mina suutsingi seda eirata, kuna teise astme diabeet on natukene lihtsam versioon, siis ma mäletan, et üks kord, kui ma läksin neid mõõtmisi tegema, profiilipäevad, need olid nagu mingi kõige kohutavamad asjad üldse, see glükoosi joomine ja nagu okei, mina sellist asja ei ole teinud. jah, et mina nagu, et see oligi kogu aeg jood mingi suure koguse glükoosi, ilmselgelt sul hakkab sellest paha ja siis iga tunni tagant annad nagu järjest verd ja siis nad vaatavad, kuidas see nagu langeb ja nagu okei, väga huvitav. siis veedad seal terve päeva lihtsalt ooteruumis ja nagu siis polnud nutitelefoni mitte midagi. Vaatad loge? ei, me peab tööl olema ja siis chillidki üksinda seal, et nagu et minul ka on, mul on ikka väga nagu kehvad kogemused või ongi traumad konkreetselt sellest, et ma lähen arsti juurde, ma tunnen, kuidas ma muutun nagu mingi 5-aastaseks, ma lihtsalt kardan seal nagu, et ma olengi mega alandlik ja mingi mingi, et umbes nüüd ma tean ju seda ka, et mul on ATH ka onju, et siis ma olin üldse seal, et ma ei saanud midagi aru, ma ei saanud aru, mis kabinetti ma mine pean, kogu aeg olin mingis erroris, kogu aeg saad pahandada. Aga ma olen niigi hirmul, mul on niigi kogu aeg rõve olla onju, et selles mõttes oli ikkagi nagu päris nagu õudne. Pluss siis nagu, et sellel ühel korral, kui ma sain aru, et ma ei võtnud rohtu, mul oli see trots, et nagu ma ei ole haige. Ma ei mõõtnud ühe terve suve, mõtlesin vanematele numbreid välja. Ja ma tahtsin mingi palju sul on, ma olen mingi 6. Nad mingi, nii head numbrid, ma ei niimoodi. Watch me. Tegelikult oli mingi 20 kindlasti ja ma olin lihtsalt mingi. Aga jah. Ja ongi see, et nagu teismelise aju on ju. Ja pluss see, et see tuleb läbi käia, jah. Ja, et sa ei taha, et nagu minul on kõik nagu need teadmised tulnud nüüd, kui ma käisin põhimõtteliselt nagu mingi eelmise aasta lõpus käisin kliinilise psühholoogi juures ja nüüd ma hakkan alles nagu, seal ma sain aru sellest, et tegelikult on ka see on nagu et ma ei taha, et mul midagi viga oleks. Jälle, mina on kogu aeg see haige laps olnud. Ma olen kogu aeg, minuga peab tegelema. Mul on vaja mingisuguseid, ma ei tea, puuvilju kogu aeg osta. Tollel ajal on need umbes mingi kallimad ka. Kogu aeg on mingi eritoit. Nagu, või ongi see, et sul konkreetselt sa sööd midagi valesti, sul hakkabki räme halb. Nagu. Et ongi see, et mul on kogu aeg janu. Mul kogu aeg ma tahaks midagi juua. Või see on, et nagu, et sa jood hästi palju, sa käid kogu aeg vetsus, et kõik need asjad, mis on nagu nüüd ma saan sellest kõigest aru, et need on nii loogilised, aga et siis on nagu sellel hetkel, kui see kõik toimus, oli see nagu umbes mingi, jälle Liis tahab umbes mingi 2 jooki. Ja, võib-olla ma olen ka pigem põdend, et see võib-olla just ka kunagi ammu rääkisin ka sellel teemal, ma ei mäleta kuhu kohta ja siis seal oli ka, et ka mingisugune väljaanne ja siis ka selle artikli pealkiri oli, et 2 isiksust, laulja ja diabeedihaigusega tüdruk. Ja siis nagu, sellest mul on jäänud ka selline mulje, et ma pikka aega nagu ei rääkinud sellest või see ei olnud mu jaoks nagu, ma ei tahtnud, et see oleks nagu nii suur osa minu isiksusest või elust. Aga siis viimasel ajal ma olen nagu väga suuresti oma arvamust muutnud, et näiteks siis, kui ma Eesti Laulul käisin ja postitasin siis, mis mul seal Green Roomis kaasas oli ja siis seal oli umbes šokolaadipiim ja mu huule umbes pliiatsid ja kõrvamonitorid ja siis süstal ja siis üks naine ka kirjutas mulle selle peale, et sa ei kujuta ette, kui palju see mulle tähendab, et mul on ka väike tütar, kellega me tulime sind toetama siia ja et ma ütlesin talle ka, et näed, et sul ei jää elus mitte midagi tegemata, sellepärast, et sul see haigus on. Ja siis see alati teeb mul kuidagi nagu südame nii härdaks, et on kuskil üks väike tüdruk, kes võib-olla kogeb seda sama asja, mida mina või sina kunagi läbi elasime. Et võib-olla ajas see haigus on mu jaoks nagu väga palju leebunud, et ma lihtsalt tuletan endale alati meelde, et alati võiks olla nagu midagi veel hullemat ja ma üritan nagu leida selles haiguses seda mingisugust tänulikkust, et võib-olla seda tähelepanu ja need tunded võib-olla ongi ajas tagasi mõeldes ja jagades neid traumasid, siis need on et kellegi traumat ei saa nagu võrrelda. Et kõigi traumad on väga erineva nii-öelda suurusega ja nii-öelda põhjuste ja tagajärgedega, aga lihtsalt ma olen üritanud kuidagi rahu teha sellega,
et elu läheb edasi ja midagi ei jää tegemata. Ja noh, minul lähedki kohe silmad märjaks, aga noh, see ongi, esiteks sa teed ennast haavatavaks, onju. Et ja see on juba raske, kui sa oled nagu mingisugune figuur ka, onju. Et aga jällegi, et ongi tegelikult need, ma ei tea, meil oli sisseastumisvestlused ja siis mul tuli nagu ülitore tüdruk sinna ja ta oli kohe nagu, et umbes mingi midagi ei tohtinud laua peale panna ja siis tal oli kaasas nagu batoon ja siis süstal. Ja siis ta oligi mingi, et noh, et kui mul väga halb hakkab, et siis ma pean nagu neid umbes mingi kasutama, onju, et ütleb kohe esimese asjana ära seda. Ja nagu minul jälle kohe silmad märjad ja mõtlen nagu mingi haige, et nagu ta on nii noor ja ta peab tegelema sellega, et see on tema normaalsus nagu. Et ja noh, tänaseks päevaks nagu, et ma olen ka nagu, et me teeme rahu seda nagu sellega või et me üritamegi endale nagu leevendada seda. Jah, või et ollagi, et esiteks nagu see Eesti rahva ees nagu alasti võtmine on täiesti kohutav nagu, et ja noh, mina teen seda nagu väga palju ja ma elan oma mingi delusional maailmas, kus ma olen ennast väga nagu nii-öelda ära pakkinud oma kindlate inimestega ja nagu, et ma ei teagi, mis mujal nii-öelda toimub, on ju, et nagu kaitsen ennast, aga ma tean, et sellel on mõju, nagu ma tean, et inimesed nagu saavad sellest inspiratsiooni ja nad teevad ise oma nagu nii-öelda käitumist muudavad, on ju, või saavad teadlikumaks, et sellel on nagu nii-öelda, et mina mõtlen nagu, et minu kogemustel on see põhjus taga, et ma julgen nendest rääkida. Sedapärast ma olen neid kogenud, on ja nagu diabeediga ka, et nagu ma ei tahtnud olla Liis nagu, kes on nagu haige, sest ma olen nagu, ma olen terve oma elu põhimõtteliselt olnud nagu mingisuguse haigusega. Ja kui ma sain selle näiteks ATH diagnoosi, siis ma ei mingi lahe, veel üks asi juures. Mul ka pool aastat tagasi sain teada, et mul on meeletu pähkliallergia, mitte kunagi pole olnud. Ja süakorra tekkis hoogas, mõtlesin ka, et nagu, kas ma ei ole piisavalt juba saanud siin elus, et kas nagu can I just nagu, aga noh, tead, siis lõpuks hingad korra sisse ja välja ja siis nagu võib-olla jah, see nagu no see kasvatab väga palju inimese. See raamib sind jah, ja võib-olla see julgus ka jagada seda lugu. Et ma olen ka saanud mingite postituste pealt vastuseid, et et ma ei teadnudki diabeedist kunagi varem mitte midagi. Et võib-olla see teadlikkus on nagu oluline. Et ma arvan, et see on nagu jah, oluline asi, millest rääkida, et mul on selles mõttes hea meel, et mul on see platvorm, et ma saan jagada võib-olla mingite inimestega seda samastumist ilma, et nemad võib-olla, kes ei taha jagada enda elust nii palju, et tunnevad, et nad ei ole üksi oma murega. Ja, sest tegelikult on ikkagi see, et noh, ma ei ole õnnelik ilmselgelt, et sul on diabeet, aga sa oled nagu kohe mingi yes, et nagu kas me võiksime rääkida sellest rohkem? Et veits on, vaata, et nagu noh, et sul nagu, et lõpuks keegi mõistab sind või nagu, et mul ei ole mõtet rääkida tegelikult oma sõbrannadega või nagu tänaseks päevaks ma tunnen nagu, et mida ma ikka kurdan, et nad on näinud seda väga palju, et nad mõistavad mind, sest kui ma söön midagi valesti ja nagu ma ei ole 100%, ma ei saa veel päris täpselt aru, kuidas ma reageerin, sest nagu see oleneb nii väga sellest, kui palju ma olen trenni teinud ja kõik jutud on ja et siis nagu, et kui me olemegi näiteks kinos, siis ma olen söönud, no, ma tean, et ma ei tohi popcorni süüa, et popcorn on hästi kiirelt tekitab mul seda nagu nii-öelda veresuhkru langust, et noh, mul on kohe küll langust? Nagu jah, et minul on just see, et mul läheb hästi madalaks, hästi järsult nagu. Et ja ma olen nagu noh, täiesti nagu krampides, mul oled silmad pahupidi ja nagu see, et mul on vaja kiirelt nagu nii-öelda midagi nii-öelda peale süüa. Oota, aga millest see, sest nagu noh, et siis teistele inimestele ka, kes siis ei tea, mis on diabeet on ja noh, minu esimese tüübi diabeet põhineb siis sellel, et läheb hästi kõrgeks on ju. Ta on nagu mõlemat, aga seal on nagu see, et tavainimesel on siis veresuhkur on nii-öelda 4-8 vahel on ju. Ja siis iga kord, kui inimesed söövad, siis neil on pankreas, mis toodab insuliini, et seda veresuhkrut alandada ja siis minu pankreas nii-öelda ei tööta on ju. Ja siis ta ei tooda seda insuliini, et seda nagu kõrget veresuhkrut madaldada ja et ta võib minna siis nii madalaks, kui piisavalt korrektselt ei söö on ju. Aga mis see teise tüübi diabeet endast kujutab? Noh, kuna ma praegusel hetkel
mul ongi lihtsalt nii-öelda diabeedi see diagnoos, et ma ei ole päris täpselt aru saanud, mis mul see nüüd on, et mul on hästi palju. Aga kas ta siis muutub ajas või? Minul on küll muutunud, et vahepeal nagu öeldi, et umbes mingi teise tüübi diabeedisse kasvad välja. Aga tänaseks päevaks nagu mul oli vahepeal küll nagu nii-öelda parem, mul oli ikka perioodi, kus ma ei võtnud rohtu, aga mul ikkagi hakkas nagu halb ja et ma kuidagi alateadlikult ikkagi, sellepärast ma nii palju nii-öelda toitumisega tegelenud ka, et ma ei saa aru, miks mul halb on, et ma mingi. Aga milline su argipäev välja näeb, sest minul näeb niimoodi, et ma ikkagi pean ennast 24/7 mõõtma ja süstima siis õhtuti pikatoimelist ja siis nagu söökida korral lühitoimelist. Aga sina võtad tablette enne? Jah, mina suudangi, kõik oleneb minul sellest, mida ma söön. Ja nagu näiteks ka sellest, et mis need toiduvahed on ja see, et kas ma söön näiteks hommikul, mis kell ma alustan toiduga ja mida ma tarbin. Kas ma olen trennis käinud ja näiteks öösel, et mul on see veremõõtmisaparaat olemas, veresuhkru mõõtmis ja mul näiteks vahepeal, ma ei tea, et ma lähen magama ja siis ma tunnen, et ma hakkab mega nagu veider ja siis ma lähen mõõdan, siis mul on näiteks mingi 2. Ja siis ma nagu mingi, et lambist, et ma isegi ei ole tegelikult näiteks süsivesikuid söönud nii palju, et ma ei saa aru. Aga nii haige, et sul süsivesikutega nagu langeb? Ja mul keha nagu nii-öelda toodab liiga palju insuliini või? Ilmselt vist jah. Et see nagu nii-öelda, et mulle on polegi päris 100% aru saanud, mis nagu nii-öelda see põhi nii-öelda error nagu nii-öelda on. See on küll väga huvitav. Jah, et nagu kiiretest süsivesikutest ongi see, et tõuseb nagu kiirelt üles, aga minul on see nagu kukkumine on hästi nagu nii-öelda, et isegi nagu nii-öelda on arvatud, et võib-olla see nagu insuliinipump seal on nagu nii-öelda see katkis, vaata, et ta viskab liiga palju nagu korraga peale ja siis ta läheb nagu nii-öelda madalaks. Minul on näiteks hästi, mul ei ole suguvõsas kellelgi, ma saan aru, et see vist tuleneb, kui ma nagu ei eksi, et kui sul on nagu suguvõsas ka vähki, et siis ta on ka kuidagi sellega seotud. Aga et minul on näiteks mega emotsionaalne haigus, et mul pingelistes olukordades näiteks veresuhkur tõuseb mega kõrgele ja üldse nagu ajas võib-olla selle haiguse puhul nagu, et see emotsionaalsus, et see, kui nagu kurjaks ma näiteks muutun, kui mul veresuhkur üli kõrge ja siis jällegi madala tunne on nagu minu arust täiesti talumatu. Et vahepeal oleneb, et näiteks mul on nagu läheb madalaks, siis on selline tunne, nagu ma tahaks umbes pilti kotti panna, aga vahepeal on niimoodi, et näiteks mul on 2,3, ma ei tunne midagi ja vahepeal mul on 4 ja mul on nagu niimoodi, et ma ei suuda püsti tõusta. Et mul on hästi palju nagu emotsioonidest nii-öelda ja muu nagu tsüklist ja kõikide nende asjadega seotud. Ja siis näiteks seda emotsioonide asja nagu ma ei teadnudki. No mina võib-olla olen seda haigust nagu niimoodi tõlgendanud enda jaoks, miks ta mul nagu on, et võib-olla ma olen nagu hästi palju mingit erinevat pinget nagu elus kuidagi kogenud ja siis ta nagu, et mingisugused kontrolltööd ka koolis nagu tekitasid must tohutuid mingid nagu hüposid. Võtta hüpo on äkki. Nägistas hästi kõrgeid veresuhkruid. Väga hea, et ma tean oma haiguse termineid, aga jah, et ma olen nagu läbi aja ikkagi hästi palju nagu tegelenud selle poolega ka, et mu haigus ei põhine ainult sellel, mis ma söön ja kuidas et võib-olla selles osas ma ei ole nagu kõige nii-öelda eeskujulikum diabeedik, et ma mäletan, kui ma jäin, siis see oli ikka see, et sul olid väiksed raamatud, kus sa kirjutasid iga toidukorra enne, pärast veresuhkrut, mida sa sõid, peale seda mingi ooted, siis ma teadsin süsivesikute põhiselt nagu kõiki, palju leivaviilus on, palju 100 grammist tatras on ja nii edasi on ja et nagu ma olen hästi palju vaeva pidanud nägema sellega, et lihtsalt kuidagi teha rahu toiduga, et mul tekkis nagu teismeas meeletu nagu tung lihtsalt süüa asju, mida ma kunagi ei olnud söönud, ehk siis mingi krõbinad, magus, krõpsud ja ma võtsin just nagu teismeas mega palju juurde ja siis oli nagu mulle ka hästi nagu raske seda kõike nagu maha saada ja siis nüüd nagu ma tänaseks ütlen, et mul on nagu väga tervislik suhe toiduga, et ma ei keela endale midagi ja ma nagu võib-olla diabeedist tulenevalt ma luban ikka endal kõiki asju süüa, aga lihtsalt, et võib-olla võrduseks iga inimene ei peaks ka pakikomme nagu 3 korda päevas nagu nii-öelda ära sööma. Et jah, minul ta on olnud hästi nagu emotsionaalne selline
teekond ja see vist nagu mõjutab väga palju, aga vist oleneb, ma ei tea, ma ei ole kunagi rääkinud, kellel teise tüübi diabeet on. Siis seda nagu hästi, ma ei teadnudki, et see nagu niipidi on. Ja, sest ütleme nii, et see teise astme diabeet diagnoos pandi mulle nii-öelda noores eas, et siis ma väga palju eirasin, ma ei võtnud rohtusid ja nüüd, kui see on lihtsalt läinud nagu nii crazy'ks nagu aastaid juba, kus nagu mul tekib see nagu nii-öelda šokiseisund. Et siis mu perearst küsis mu käest, et sul on ju diabeet, miks sa sellega ei tegele? Siis ma olen mingi, ma olen mingi täiskasvanud inimene. Siis ma olin vist mingi, ma ei tea, 30. Mulle ei meeldi see haigus. Ja siis ma olin mingi, et ma ei tunnista, et mul see on, mis ta mingi, aga see on nagu, jällegi nagu kellegi traumat ei saa millegagi võrrelda, aga lihtsalt nagu see on selline kogemus, et näiteks, ma ei tea, kas sa tead, see aasta tuli välja diabeedi Barbi või? Ja, kellel on see? Tal on sensor ja siis telefon ja pump ja magus on kotis ja nagu, et iga aasta on erinevate haigustega Barbid ja siis see aasta oli diabeedi Barbi. Ja siis nad saatsid mulle selle ja ma ei ole suutnud nagu seda ka kellegagi veel jagada, sest see on mu jaoks kuidagi nii nagu, et sa võib-olla ei tunne, kui oluline see su jaoks on, aga lihtsalt kui ma vaatasin seda, äkki nad käisid ringvaate, siis rääkisid ka sellest haigusest, Karmen Mikiver siis äkki käis rääkimas. Ja siis temaga ma kuskil, ma ei tea, äkki mingil PR-üritusel kohtusime ja siis ka nagu diabeedik, aga see on nagu kõlab nii jaburalt, aga see on lihtsalt mingisugune comfort, mida sa ei oska nagu kellegile kirjeldada. Ja siis kui ta rääkis sellest ja ta jagaski seda, mis nagu tunne on nagu olla selle haigusega, siis ma lihtsalt full nutsin, sest lihtsalt iga päev on nagu mega chill, nagu ma olen nii tugev, mul tegelikult nagu see ei huvita mind otseselt nii palju, ma kunagi ei too seda mingisuguseks ettekäändeks, et nagu ka elus seda tulnud, et see, et sul on diabeet, ei vabasta sind asjadest ja ja ma ei olegi kunagi seda vabandust otsinud, on ju, aga lihtsalt vahepeal on nagu ülinõme ja üliraske ja see, et sa ei saa nagu, et inimesed elavad oma elu ja teevad oma asju selle pealt, kuidas nemad tahavad teha, aga minul väga palju nagu elust nii-öelda korrigeerib selle, kuidas mu tervis minuga käitub, on ju. Et ma ei tea, kuidagi lähed, kui käisin Itaalias reisile, see oli ka üks nagu kogemus, kus ma sain aru, et nagu ma võib-olla olen nagu liiga chill. Et nagu siin mul täiega nagu vaata. Aga et olime hotellitoas ja siis hakkasime juba magama minema ja siis järsku läheb nagu mega madalaks ja nagu me olime sellises mingis butiikhotellis, kus siis nagu see pererahvas läks ööseks siis oma kodudesse ja siis meie olime nagu paari hotellitoa täis inimestega siis, kui keeruliselt ma ütlesin, seal oli mingi 10 tuba on ju, inimesed olid oma tubades perekondaks minema. Ja siis mul on madal ja ma avastan, mul ei ole nagu midagi otseselt nagu süsivesikulist süüa on ju. Ja siis ma nagu sõin kõik asjad ära ja lihtsalt läheb madalamaks ja see oli selline väike küla, kus ei olnud nagu poed mingi 24/7 tundi lahti on ja. Ja siis mul korra nagu ma läksin pikale, mul hakkas nii halb ja siis ma korra nagu vist panin kuskile nagu kotti selle pildi ja siis tulin tagasi ja siis nagu kuidagi ta hakkas mul nagu tõusma ja siis ma jäin magama ja siis palvetasin. Oli mingi palun, et ma näeksin seda homset päeva. Ma luban, ma ei ole enam kunagi nii vastutustundetu, et ma lihtsalt, pane see pakk šokolaadi endale sinna kotti ja lihtsalt sul on chill, vaata. Ja siis ka saad aru, kuidas sa sõltud oma ravimitest ja siis jällegi ma ei otsi nagu haletsust, aga lihtsalt see on vahepeal nagu nii hirmutav. Et võib-olla lapsena sellega kuidagi, lapsena sa ei saa sellest nagu aru, aga kui sa suuremaks saad, siis kuidagi need lapse mingisugused hirmud, mida sa ei osanud tollal ajal nagu tõlgendada, siis tulevad sulle nagu täiskasvanu ellu kaasa ja siis on selline väga huvitav kogemus, mida sa ei saa nagu kõigiga jagada. Et kõik, kes tunnevad sulle kaasa või siis ütlevad, mis seal on siis. Osadel inimestel on veel hullem. Ja või ongi, et tegelikult pole nii hullu, et võtadki šokolaadi ja nagu kõik on korras. Kogu teed nalja selle üle, vaata. Aga jah, et mu jaoks on nagu oluline sellest nagu rääkida, et elu on nagu nii palju mugavamaks muutunud õnneks nagu aastatega. Et mina kasutan nüüd ühte uut sensorit, et mõned aastad tagasi siis Eestisse tuli ka lõpuks sensorid, aga need, mis alguses tulid, need olid nagu
vist nende sensorite nagu kõige esimene, noh nii-öelda kui sul on nagu iPhone, mis sul on iPhone 5 ja 6 ja 7 ja 8, et siis see oli nagu kõige esimene see versioon sellest. Et siis me hakkasime Inglismaalt tellima seda kõige viimast versiooni. Ja siis nüüd Eestisse ma kasutan siis praegu seda Lynxi, mis on jah nagu elukvaliteeti muutnud lihtsalt. Sa ei ole proovinud kunagi? Ma nüüd olen jõudnud selleni, et ma nagu kaalun, et ma pidin ka nagu peale suve alustama, et kui ma nii nagu nii-öelda aktiivne ka on ja et minu hirm oli see, et kui see nagu pannakse, et kas ta hakkab hauduma ja kas ta nagu tegelikult, noh mul on ta hästi pisike, ta on nagu nii suur ja lihtsalt võib-olla minul on nagu mälestusi sellest ajast, kui ma 10 korda pidin omal näpust verd võtma, ma ei tea, kui palju sa seda päevast teed. Et nagu see, et sul on 24/7 telefonis laivis näha, palju on su veresuhkur, see püsib sul 15 päeva nagu keha peal. Sa saad sellega ujuda, saunas käia. Ta ütleb sulle, kui su veresuhkur tõuseb või langeb. Et ja, sest no, väga mugav, et eriti lapsevanematele ja nagu need lastele tegelikult on ju või noortele ja noh, tegelikult üldse kõikidele inimestele. Ma ütleks ka meestele, kes ei viitsi võib-olla nii palju tähelepanu pöörata sellele. Et sa saad vaata jagada seda ka teiste inimestega ja et see on mingi kindlustunne või nagu see, noh, et ma olen näiteks megasügav magaja ja mul oli nagu kui ma vanemate juurest esimest korda välja kolisin, siis nagu noh, mul oli vanematel kaasa ja siis nad nagu noh, emps on mul, ma ei tea, meepotiga oma võtmetega mulle koju sisse sadanud ja mett mulle mokkade peale määrinud. Et see on noh, ka mingisugune kindlus, aga ma ise ei kujutaks lihtsalt oma elu ette ilma selleta, et nagu tore on näha nagu ajas, kuidas see nagu leitakse hästi palju lahendusi ja teadus on nii palju arenenud. Et võib-olla kui ma kunagi ikkagi väiksena unistasin, et ma kunagi saan terveks, et siis võib-olla see ei ole nii selline kauge unistus, et äkki ikkagi kunagi meil veab ja me saame ühineda nende tavaliste inimestega. Ja aga see ongi vaata nii häige tegelikult, et või noh, üldse, et oma selles podcastis ma räägin inimestega, kellel on mingisugused eripärad ja nagu noh, minu kogu lapsepõlv ja noorus on olnud ainult see, et ma unistan sellest, et ma saaks tavaliseks tüdrukuks, nagu Pinocchio veits. Et nagu, et ma tahan olla nagu kõik teised, ma ei taha, et mul oleks nagu nii-öelda need eripärad, ma ei taha, et mul oleks diabeet, ma ei taha, et mul oleks, ma ei tea, nüüd siis ATH, et ma ei taha, et mul oleks kogu aeg midagi viga, et ma tahan olla lihtsalt Liis. Et siis nagu, et selle kõigega tegelikult nagu rahu tegemine ja ongi leppimine ja nagu nii-öelda tundma õppimine ja tegelikult ka nagu see, võib praegu tunneb, ma muutun emotsionaalselt. Ei, see on chill, ma võtan üle, kui sa muutud, see on okei. Kui ma rämedalt nutan. Aga et nagu ka tegelikult ongi teistele jagamine, vaata, et see ju nagu see ei puuduta ainult mind, et nagu ma näen, kuidas mu, ma ei tea, perekond number 1 on ja kuidas see neid on mõjutan nagu. Kuidas mu tegelikult lähisõbrannasid on see nagu nii-öelda mõjutanud või et isegi siuksed väiksed kommentaarid, mis nagu noh, et kui me lähme kuskile sööma, siis nad on mingi, et seal saab liha ja sa oled nagu mingi, et nad teavad, et ma ei saa midagi süüa või et me lähme mu sünnipäeva tähistama ja ma söön mingisugust pastarooga ja siis peale seda nad peavad mind taksoga koju viima, sest ma olen täiesti higine ja nagu mingi, ma olen täiesti surn nagu. Et see võtab nagu esiteks nii nagu läbi või et kinos nagu ma ei tea, et Rellu paneb mulle nagu mingi, et ära rohkem võta või et noh, et mina ei võta kommi ja siis nagu mulle antakse niimoodi, et noh, nemad kontrollivad seda, sest nemad ka tegelikult vist nagu kardavad. Et ma näen, kuidas nagu nii paljud nagu on sellest puudutatud või nagu mõjutatud või et isegi nagu nii-öelda mu uuemad sõbrad on juba siuksed mingi, et noh, nad toovad mulle kingituseks umbes nagu mustikaid ja nagu teiste jaoks võib see olla see, et umbes mingi, et ma ei tea, üritan siin näidata, et ma olen hästi tervislik inimene on ja, aga minu jaoks läheb see sinna hinge tasandini, et ma mõtlen nagu mingit, ta teab, et ma hakkab kommidest halb ja ta tõi mulle mustikaid, et nagu
et minu söömisharjumused on nagu, et ma olen õppinud, ma olen 33 ja ma siiamaani õpin, kuidas ma sööma pean, et mul oleks hea olla. Yeah. Ja keegi ei mõista seda, mis tähendab see, et kui sul ei ole hea, see ei ole see, et mul kõht valutab. See on see, et mul on jõuetus, mul on külm higi. Ja see on päris, see on vist kõige õudsamaid tundeid maailmas. Ja, et või see, et nagu sa pead sööma kiirelt midagi, see nagu see hirm, mis tuleb. Ma ei tea, mul läheb näiteks suu tuimaks sellest niimoodi, et ma ei, nagu igast. Et see on nagu jõuetus, et ma ei ole, nagu ma ei jaksa seda leiba fucking närida. Ja ma tean, et ma ei tohi võtta liiga magusat asja, sellepärast, et mul kukub see uuesti jälle nii madalaks, et mul on korraks see on mu jaoks väga nagu uus ideoloogia. Ja, aga minu nagu nii-öelda see küsimus, ma nüüd olen valmis sellega tegelema, et ma, kuna see rohud ei mõju ka enam mulle nii hästi, et siis seda enam nagu nii-öelda ma olen valmis minema uuesti sellega tegelema, aga et isegi see on võtnud aastaid aega, et ma nagu mingi, et okei, ma võtan oma rohtusid, aga nagu, et ma ei taha tegelikult teada saada, mis mul viga on. Et nagu, et äkki ongi see, et äkki mul on nagu mingi kõige, ma ei tea, raskemaks astmeks läinud diabeedike ja ma ei taha, et mul oleks jälle midagi viga. Et nagu, et see on teadlik valik on see, et ma ei taha sellega tegeleda, aga kuna see juba mõjutab mind päris palju, et rohkem on neid päevasid, kus ma tunnen, et mul on halb olla ja et ma ei saa näiteks, ma ei tea, ATH rohtusid tarbida väga hästi, sellepärast, et mu diabeet mõjutab väga palju seda nagu, et need kõik asjad on nii nagu pundar, siis ma nüüd pean, siis ma mingi okei, et ma võib-olla olen isegi nagu nii-öelda valmis selleks, aga et see nagu nii-öelda toitumise asi või ongi see nagu nii-öelda, et sa järsult oled udus ja nagu sa ei saa nagu aru või sa oled see, et ma ei tea, mul on keset padelimängu. Nagu ma olen mingi okei, et nagu ma ei saanud aru, et nad servivad, okei, mul on vist mega halb, et ma ei taha teistele teha seda, et ma olen nüüd üli nagu nii-öelda kehv mängija, ma pean võtma midagi magusat, ma tean, et see tähendab seda, et 30 minuti pärast ma olen jälle nagu nii-öelda veel hullemas kohas, et ma olen nagu aga mul on näiteks täpselt vastupidi, et mul läheb nagu üli madalaks, siis ma söön magusat, siis mul ei tõuse ja siis mul tekib paanika, et nagu näiteks langeb veel, on ja siis ma nagu söön veits veel ja siis mul nagu teeb täiesti hüperbooli ja läheb nagu full kõrgeks. Ja et see on mulle nii uus info, ma olen nagu, see on täiesti mingi teistpidi matemaatika. Aga jah, igal juhul ta on selline vaja varjumist. Ja ta mõjutab sind igapäevaselt. Ja et ka see, et kui ma näiteks hommikul ärkan üles ja ma söön kohe, siis mul terve päev veresuhkur mängib. Et ma pean ootama nagu mingisuguse kellaajani, ma käingi nagu tavaliselt trennis ära ja siis ma hakkan nagu normaalselt sööma ja siis mul on stabiilne. Või siis ärkad selle peale üles, et nagu öösena, et sa nagu mingi oh my god, nagu ma poleks mitte kunagi nagu süüa saanud ja mul on kehva olla ja nagu mingi ma olen ikka kööki roomand ja banaan on seal kapi peal ja lihtsalt püsti ei saa tõusta. Et siis, vaata, kui sa neid asju jagad, siis saab aru, et nagu vist ei ole see, et veits kõht valutab, vaata, või et on veits ebamugav. Et tegelikult on väga nagu nii-öelda väga kehvasid kogemusi ja nagu inimesena, täiskasvanud inimesena leppida sellega, et ma olen nii teistes nagu milleski sõltuv, et see ei ole minu kontrolli all ja minul on hästi raske sellega leppida, et mina ei kontrolli seda. Et mina ei kontrolli nagu ma saan kõike muud siin elus nagu nii-öelda kontrollida, kas ma tahan, ma ei tea, mis tööd ma tahan teha või nagu nii-öelda, mis ma selga panen, mis iganes on ju, kellega ma kokku saan, kõike. Aga minu jaoks ongi olnud kõige keerulisem, et ma ei saa seda fucking diabeeti kontrollida ja ma ei saa oma ADHD kontrollida. Et need on need vaimsed asjad, millega ma ei tule ise toime. Et kui ma mingil hetkel isegi nagu, et ma sinu podcastis rääkisin sellest et ma olingi suitsiidile kalduvas depressioonis ja nagu see on väga sügav depressioon. Ja ma soin sealt ise välja nagu mingi, et ma ei võtnud rohtusid, ma arvasin, ma fucking, nagu ma valitsen seda maailma. Ja siis on see, et nagu mingi kõht on veits tühi ja ma olen nagu mingi krampis. Et nagu, et sellega on tegelikult nii raske nagu nii-öelda leppida. Et nagu... Aga ma arvan, et see tuleb nagu ajas. I guess, et ma nagu suhteliselt harva mõtlen sellele haigusele
et nüüd võib-olla lihtsalt teadlikumalt rohkem, sest ma olen kuidagi oma mingisuguseks südameasjaks võtnud, et mul on hea meel sellest rääkida, et lihtsalt võib-olla jah, kuidagi nagu teise külje pealt, et võib-olla ma ei taha sellest rääkida, et see haigus on nii oluline minu enda jaoks, aga võib-olla see on nagu oluline kellegi teise jaoks, kes võib-olla nagu kuulab ja samastub. Aga et lihtsalt ajas see kuidagi, et ma ei mõtle sellele väga palju, aga need üksikud korrad, kus tulevad sellised hood, kus ma olen nagu väga kurb. Sest nagu sa ei saa nagu midagi teha ja siis sa ei oskagi kuidagi aga jah, ma üritan ikkagi me just nagu emaga rääkisime sellest, et lihtsalt see mingi tänulikkus, et ma hästi palju nagu olen viimastel aastatel lihtsalt keskendunud nagu tänulikkusele, et ma olen üpriski nagu nõudlik isiksus või persoon iseendalt ja nagu hästi vähe nagu potsutan endale õla peale ja lihtsalt võib-olla olen pidanud õppima seda tegema lihtsalt, sest muidu sa lähed sellest elust lihtsalt läbi kogu aeg tehes asju ja võib-olla märkamata, mida sa üldse teed. Et siis jah, ma üritan kuidagi sellele tähelepanu pöörata ja võib-olla selle haiguse poole pealt ka, et lihtsalt võib-olla päris mitu aastat tagasi tegelikult nagu ma olen seljatanud selle tunde, aga ma arvan, et see on oluline asi, millega tegeleda ja võib-olla sinna ei jõuagi muud moodi kui lihtsalt see otsus, et ta ei ole selline kuri koletis, kes mul kuskil voodi all elab, vaid ta on nagu vana sõber, kellega koos me saame seda nagu elu koos elada ja nii nõme, kui see ka ei ole, siis me saame hakkama koos. Jaa, pluss ongi nagu poodides ka käies ja vaadates nagu, et tänapäeva maailmas on ikkagi nagu nii palju võimalusi, et nagu nii palju alternatiive ja nagu et mind vahepeal nagu tõmmatakse liistule, et isa olen toitumisnõustaja ja siis ma umbes söön, ma ei tea, mingisugust suhkruvaba kiselli ja siis ma olen jälle nagu, et vahepeal ma olen nii kettasse, ma olen nagu mingi sorry, et mul on fucking diabeet, nagu, et ma ei saa süüa tavalist kiselli, muidu ma ei tea, ütleks, et söö seda. Ma ikkagi käisin kunagi poodides šokolaade pooleks murdmas lihtsalt trotsist. Just for fun. Wow. Okay. Ma olin kuri ikka. No ma olin nagu väike ja ma olin nagu väga kuri. Aga ma ei tea jah, vist nagu võib-olla ma üritan nagu elulist võtta, mitte nagu liiga tõsiselt. Eriti nagu viimasel ajal. Aga jälle ka näida sellest, kui sul on nii palju asju, millega tegeleda nagu, siis sa saad aru sellest, et nali on ainus asi, mis keeps you going, et ma teen nalja enda nagu diabeedi üle, ma teen nalja selle üle, et nagu et ma olengi mingi, ma ei tea, 130 kilo olnud oma mingi vaimse tervise üle, oma ATH üle, nagu mina võingi neid nalju teha ja nagu ja need ongi naljakad, aga et kui ma oleks kõigest nagu mega butthurt, siis nagu mul oleks nii raske siin nagu püsida üldse siin maailmas nagu, sest ma olen väga hellakene tegelikult ja kõik asjad saavad tegelikult haiget teha ju. Ja kõik väiksed kommentaarid saavad, ma saan neid võtta väga isiklikult ja väga valusasse kohta, saavad need nagu nagu torgata. Aga et ma valin selle, et nagu ma tean ju, et ma pusin, ma tean, et ma proovin, et mul ei olegi kõiki vastuseid, ongi see, et kõik haigused on erinevatel inimestel on erinevad, et meil saavadki olla erinevad kogemused. Ja ongi see, et nagu, et ma ei tea isegi tänase päeva lõpuks nagu, et mis mu siis lõpuks viga on, et mul on ainult oma see digilugu ja sealt vaatan, et mis mu diagnoosid on, et nagu ma pusin ja proovin ja kui ma olen valmis, kui mina olen valmis nende asjadega tegelema, siis ma tegelen. Aga et nagu keegi teine ei saa sulle seda öelda, et nagu, et et sa oled juba piisavalt vana, et sa võiksid nagu aru saada. Sellepärast ei saagi vist öelda ka, et kui keegi jääb diabeeti oletama ja on väga noor, et mis sa aitaks või mis sa ütleksid talle, et seal ei ole nagu tegelikult väga midagi öelda, lihtsalt ma arvan, et see lihtsalt ajas möödub. Möödub sellega tegeledes, ma arvan, et jah, inimesed võtavadki, ma arvan, asju nagu väga erinevalt. Minu emmel öeldi ka, et Liis sureb ära, aga mul oli rasvumise pärast, et mul olid nagu juba organid ümber ja südame ümber vist oli nii palju rasva.
et temad nagu nii-öelda juba valmistati ette selle infoga, aga jälle nii haige asi, mida öelda esiteks. Ma olen sellele üritanud ka tagantjärgi mõelda, mul on hästi palju sõpru, kes õpivad meditsiini ja siis, kui ma olen nendest rääkinud, siis nad ütlevad ka, et see on nii haige asi, mida öelda, et ma ei usu kunagi, et arstid sulle seda ütlesid. Ma nagu võib-olla, ja siis me oleme ka hästi palju rääkinud, mida nagu nii-öelda nemad kogevad läbi oma töö on ja et ma arvan lihtsalt see kogemus olla arst ja sa lävid nii palju patsiente, et võib-olla näha väikseid lapsi jäämas erinevatesse väga rasketesse haigustesse, sa mingis osas peadki ennast nagu välja lõikama, et nad nagu räägivad, kuidas nad kodus lihtsalt mõtlevad igat lugu üle, igat sõna üle, mida nad ütlesid patsientidele on ja et võib-olla see teisest küljest, see ongi see minu haigus ja mina jäin sellesse ja mul on nii raske ja sa ütled mulle nii on, et ma üritan seda ka näha selle poole pealt, et võib-olla ma olime lihtsalt väga valel päeval, väga vales kabinetis ja väga vale nagu nii-öelda olukord oli on ja aga jah, et see ikkagi nagu see on mulle igavesti meeles, aga et et ma üritan seda, et ajas võib-olla äkki inimesed ka on muutunud või äkki nagu ja nüüd saadakse pigem aru sellest ka, et nagu, et esiteks vaimne tervis on ka nagu nii-öelda teemaks oluline osa et võib-olla ma arvan nagu meie vanemate, võib-olla isegi vanavanemate generatsioon oli lihtsalt väga palju nagu jäigam ja nagu tugevam, et osati väga palju asju alla suruda ja ma arvan, et et see mingis osas ka ei ole hea, et ma ei teagi kummas suunas siis, et kas me oleme siis väga nii-öelda pehme generatsioon, kes võtabki asju väga südamesse on ja või siis teisalt me just nagu tegeleme asjadega ja läheme nagu süvitsi ja võib-olla ravime mingisugust generatsioonide vanuseid traumasid on ja et ma arvan, seda ei saagi kaardistada, sest inimesi on nii palju ja kõigil on oma erinevad kogemused on ja aga mul on hea meel selle üle näha inimesi olemaks nagu teadlikumad sellest, et võib-olla osatakse hoida ennast et üks asi on see, et sul on mingisugune haigus, võib-olla kui sa inimesena ei ole nii emotsionaalne, siis see võib-olla nii sügavalt sind ei mõjuta, sest sa lihtsalt ei tunne emotsioone nii sügavalt. Mina olen ka nagu mega emotsionaalne. Võib-olla see nagu ei paista väga välja. Ei. Aga ikkagi jah, ei saa siin nagu faktiliselt välja nagu tuua, et mis skaalal, aga I have my days. Et lihtsalt võib-olla olen õppinud aastatega välja näitama, et see ei puuduta mind üldse ja siis lähen koju ja nutan oma ette. Et jah. See on see kaitse meil väga tugev. Ja see on, mulle meeldib see mingis osas nagu väga ja et ma olen ikkagi väga selle poolt ka, et teraapias võiksid inimesed ikka käia. Lahendada oma sisemisi asju, et võib-olla need ei peagi olema mingid meeletult suured asjad, aga ma arvan, et see töö iseendaga ja nagu oskus kuidagi lahata, mis su sees toimub. Et meil on ikkagi sõpruskonnas ja peres on ikkagi inimesed tahavad tegeleda oma asjadega ja see on ülilahe, et me oleme ühiskonnana sinna jõudnud. Et see ei peagi ju olema ainult see nagu nii-öelda, ma ei mõtle ainult nii-öelda haigust on ja, aga et nagu kõik igast erinevad olukorrad nii-öelda mõjutavad meid ja nagu nii-öelda saavadki tekitada nagu nii-öelda erinevaid traumasid, et kas või nagu ma ei tea, siuke asi, et mina olen väga nagu ma olengi väga hell ja mul on vaja kindlasti nagu nii-öelda keskmisest rohkem seda nii-öelda armastust ja et kõik nagu mingid vanaema surmad ja nagu nii-öelda ma ei tea, siuksed asjad, et ma olin väike ja emme läks pikemaks ajaks nagu nii-öelda matkale, siis nagu minu jaoks oli see juba, et nagu mingi, et ma ei tulnud toime tegelikult oma tunnetega ja et nagu kõik siuksed asjad siiamaani jätavad jälje nagu, et kui ma räägin oma nagu ma ei tea, kliinilisele psühholoogile seda, et nagu, et ma mäletan, kuidas nagu ma ei tea, emme läks reisile ja mul oli tema see öösärk oli ümber padja pandud ja kallistad seda. Mul on ikka sama jah. Nagu just täpselt samamoodi, et tema käis konkurssitel ja võib-olla ta ei olnudki seal nagu väga kaua, aga tema lõhnaga kampsunis magasin. Et kõik nagu, et mul ei tule nüüd, kus see võiks mul meelde tulla, see sõna ei tule nagu nii-öelda mulle meelde, et aga see ei ole lihtsalt see, et sa oled hell, sellel on nagu nii-öelda. Saada mulle pärast. Ühe sõna. Ma login vaata, mis tähendab. Aga et
et kõik siuksed asjad jätavad nagu nii-öelda väikseid traumasid onju, või ongi see, et me võtame kõike nagu ka tänasel päeval läbi selle filtri, mis on minu kogemused et kasvõi nagu see mingi, ma ei tea, mina olen hästi nagu pikalt tegelenud nagu nii-öelda hülgamishirmuga onju, et nagu mu emme ei hüljanud mind, ta läks fucking Slovakkiasse matkale nagu, et tegi matkakooli onju, tuli tagasi, kõik oli hästi, ma olin nagu vanaemaga, vanaisaga, oma õega elu parim aeg onju, et nagu see vanaema töötas Paide Postis, ta tõi meile mingi kiirekoomikseid nagu mingi Let's Get Wild, mul olid kõik asjad olemas kodus onju, et üldse nagu tõesti väga hoitud. Aga minu jaoks oli see nagu, et me oleme õega nagu arutanud ka, et nagu ta ikka igatses emmet, aga nagu it's not a tip umbes erinev jah. Ja et mina olen see, et umbes mingi, et ma isegi ei mäleta, aga et ma vist isegi pissisin alla nagu, et see, et noh, mulle mõjus see nagu nii rängalt. Nii palju teistmoodi. Yeah. Et kõik mingid siuksed asjad, mis on nagu crazy. Ma olen ka näiteks see Eesti Laulu lugu, mille ma kirjutasin ja rääkisin oma siis külm vä? Jah, külm. Et kõik on mingi ha-ha-ha, kas sul on külm on, aga tegelikult nagu ma kirjutasin selle loo siis nagu suhtest oma emaga. Et võib-olla tagantjärgi, et mul oli see teismeiga, kus ma meeletult trotsisin seda, et mu vanemad helistasid mulle, ma olen sõprade juurde ja vanemad toovad teised lapsed ära, tulevad neile pärast järgi, minu ema helistab mulle 5 korda, küsib palju mu veresuhkur on, kas ma olen söönud, kuidas mul on, kas mul on kõik chill. Ja see oli nagu minu jaoks teismeikka jõudes nagu meeletult nagu piirav ja mul oli emaga ikkagi nagu väga lähedane suhe ja tegelikult aastaid. Aga nüüd, kui ma olen nagu suuremaks saanud ja kuidagi õppinud kuulama seda, mida mu ema tegelikult mulle kunagi rääkis, kuidas ta nuttis mulle ja ütles, et ta teeks ükskõik mida, et ta saaks selle haiguse endale võtta ja et kuidas ta iga öö ärkas öösel üles selle peale, et tulla ja katsuda, kas ma hingan, sellepärast, et ta kartis, et veresuhkur läheb liiga madalaks, et nagu ma arvan, see tunne, mida nagu võib-olla su lähedased tunnevad, on ju läbi mingisuguste haiguste ja ma nagu sellepärast ma ei saagi kunagi oma emale seda pahaks panna. Et jah, sellepärast see haigus on ka kuidagi mulle nagu hästi huvitava jälje jätnud, et mingis osas ma nagu mõistsin, miks mu ema ei suutnud must kunagi lahti lasta, et kui ma esimest korda sain sensori, temal oli nagu südamerahu, et ta ei ela muga koos, aga ta saab kogu aeg vaadata, palju mu veresuhkur on. Ja siis minul oli nagu väga raske lahti lasta või läbi lõigata mingisugune kujuteldav nabanöör, mitte et ma ei oleks endiselt oma emaga mega lähedane, aga see oli hästi suur nagu osa meie suhtest ja ma tundsin, et võib-olla ülejäänud asjad seal ümber nagu kõik kannatavad, sellepärast, et meie ainuke suhe on selline nagu, või mitte ainukene, aga lihtsalt väga suur osa on sellesse mingisugune hirm kaotada kedagi, et see on nagu, sa ei saa seda ka nagu kellegile nii-öelda kirjeldada või ümber rääkida või panna ennast sellesse teise inimese olukorda, on ju. Ja et nagu sellel aastal, kui ma selle loo kirjutasin ja kui ma läksin siis nagu teraapiasse, sest ma olin lihtsalt ülikurb. Mul oli olnud just esimene suvi, kus mul oli olnud mega palju laive. Ma olin just ka oma karjääri mingisuguses algpunktis, kus kõik hakkab nagu ülilahedaks minema. Ja siis ma olin niivõrd kurb ja ma kogesin nagu sellist kurbust, et mul oli kõik olemas, millest ma olin elus unistanud ja lihtsalt oled üliõnnetu ja ei saa aru, nagu millest see tuleneb ja siis ma käisin teraapias ja tegelikult nagu jõudsin süvitsi sinna kohta, kus tegelikult võib-olla 9-aastaselt diabeeti jäädes see võttis mult justkui nagu mingisuguse lapsepõlve tunde ära, et sa justkui pidid olema siis täiskasvanu ja sa pidid vastutama oma tervise eest, sellepärast et muidu võib-olla juhtub igasuguseid halbu asju ja siis jah, seal teraapias lõpuks tuli välja, et mu suurim soov oleks olla laps ja see oli esimene kord, mis nagu lause peale ma hakkasin nutma, sest ma sain aru, et ma olen kogu aeg, sa ütled ka, et nagu välja ei tundu väga, et ma oleks nagu väga selline emotsionaalne inimene, aga tegelikult ma olen seda meeletult, aga lihtsalt ma võib-olla olen õppinud ehitama seda mingisugust fassaad, et võib-olla ka Ann-Marlen oli mingis osas selline versioon minust, kes ei saa mitte kunagi haiget ja kes on üli tugev ja enesekindel naine, mida ma nagu tegelikult kunagi, ma ei ütleks, et ma olen üli enesekindel, aga võib-olla teistele inimestele see tundub täiesti vastupidine. Et siis need on sellised huvitavad teekonnad, mida ma
läbi oma teraapia endiselt läbi käin, aga ma olen tänulik nende teekondade eest, et see on lahe nagu enda sisse minna ja saada aru, miks su asjad on, aga siis tuleb välja, et see on kuskil mingi 9-aastaselt on see juur seal kuskil, kus ja siis ma ei tea, kuidas ma olen siis 15 aastat elanud niimoodi, et ma olen täiesti, ma pole aimugi olnud, et tegelikult seal on mingisugune asi juba mäda. Ja nende teraapiate puhul on nagu jah, isegi see, mis sa praegusel hetkel nagu oma mingi enda ja EMS-i suhtest jagasid, et ma tulen nii nagu samastumist või nagu mina lihtsalt nagu ma tõukangi nagu meelega ära, sellepärast ma tahan ise hakkama saada. Mina ise, mul on nagu kohe, kui emme midagi ütleb, ma olen täiskasvanud inimene, nagu pööritan silmi ja ma tunnen, kuidas mul tuleb see viha, lihtsalt ma saan ka ise aru sellest, et emme ongi kogu aeg pidanud ma pärast kartma, talle ka ju öeldi, et nagu mingi su laps sureb ära. Ma olen olnud nagu haige, ma oleme mingi fucking biometsast nagu, et kuidas nagu nii-öelda sellega nagu toime tulla, tema nagu nii-öelda, see on ju tema laps ja nagu ja et nad läksid veel, ma ei tea, mu isaga lahku on ju, sa oled nagu mingi üksik ema, üks on nagu mingi mega attitude'iga ka veel, et nagu nii-öelda, et kõik see pluss nagu ühel hetkel ma rääkisin ka oma õega nagu ja ta nagu ma arvan, et see vestlus tegi mulle isegi kõige rohkem haiget, sest nagu ma ka peal värisime. See on okei. Aga et kui Riin ütles mulle ikkagi, et nagu talt võeti ära, ma ei tea, roosa hambari, sellepärast, et Liisul on seda vaja, sellepärast, et Liisu tahab seda ja Liisu on haige. Et tema pidi kõik nagu ei olnud oluline see, mida tema tahab, sest nagu kõik, mis mina tahtsin, ma sain sellepärast, ma olen haige. Et nagu see tema jäi mingites asjades võib-olla nagu varju, teeb mulle nagu tänasel päeval nagu nii palju haiget, et nagu sellel hetkel ma ei näinudki seda ja mina ju ei olnud haige, mina olin üldse täiesti teises rollis. Ja see, mis sa nagu ütlesid ka, et nagu, et mina olen haige, see on minu haigus, see juhtus minuga, siis ma olin nii vihane kõigi peale, et keegi ei saa aru sellest, et mina olen haige. Sul on kurb, kõva, keda kotib, mina elan sellega. Ja ei, see oli kõige põhilisem tunne küll jah, et ema helistab, ütleb, et sul on veresuhkur kõrge ja siis ma ütlen, et ma tean, ma näen ise ka oma numbreid oma telefonist. Nagu, et tead, mis tunne on olla selle haigusega? No, et mul on nagu madal on ju ülisitt olla ja siis ema helistab ja ütleb, et sul on veresuhkur madal. Sa oled niimoodi, et ma isegi ei oska alustada, kus me praegu nagu läheme selle tüliga, aga ma olen valmis. Mul on ülipaha ja ma olen lihtsalt kohe pilti kotti panemas, aga ma olen ülikettas praegu, sest sa ei tea. Aga lihtsalt nagu naljakal kombel võib-olla mu ema on ainuke inimene, kes on seda näinud ja vahepeal on mingisugused olukorrad, kus mul on sõbrad kõrval, näiteks mingi vaatasime sõpradega kõik koos filmi, istume sama diivani peal on ja siis ema helistab mulle nagu ja ma olen niimoodi, ma näen! Ja saad aru, ja siis mu sõbranna on kõrvalt niimoodi, et kuidas sa räägid oma emaga? See on nagu kombeid on sul või? Aga nagu su enda jaoks, et ja lõpuks see ema mõistabki seda kõike, mis sa koged, sest sa lihtsalt ma tahaks oma kehast vahepeal välja ronida, et ma olen nagu nutnud ka ja lihtsalt mõelnud, et nagu I didn't sign up for this. Mina ei tahtnud seda, aga siis miski nagu koputab mul ikkagi nagu õla peale ja paneb aru saama, et lihtsalt need on mingid emotsioonid, millega sa lihtsalt paratamatult ajas ja tegeled ja siis lõpuks pluss me oleme ikkagi fucking inimesed nagu ja väga lahe, meil on see haigus, me õpime sellega, me aktsepteerime seda, me õpime nagu toime tulema, aga nagu päevad ei ole vennad nagu. Ei ole, mingid päevad ma olen nagu ülikurb ja õnnetu ja siis tuleb nagu, ma ei tea, emme küsib, et kas ta toob mulle poest midagi ja ma olen nagu mingi ma elan Prisma kõrval ja ma võin tõmmata sellest nagu nii-öelda 0-1000-ni. Ma olen perega nagu, ma olen muidu väga tore inimene ja mul on nagu nii kahju, et mu pere saab selle kõige halvemat. Ja ei, mul on sama. Võib-olla ise nagu, ma elan sellises hästi itaalialikus perekonnas, meil ei jäeta nagu midagi kuskile sirmi taha peitu, et ärme igaks juhuks selle eest räägi, et võib-olla see tekitab tüli kõik otse välja, karjume koos, nutame koos, kallistame koos, et ülipalju armastust, ülipalju seda mingisugust olmeviha, mida ikka nagu paratamatult tekib.
et ka parandame mingisuguseid vanemaid nagu generatsioone, kes võib-olla ei julgenudki nagu, et lapsed said vitsa kodus, kui midagi tegid, aga meil räägitakse asjadest nagu kas karjudes või kallistades, aga et see nagu mulle nagu meeldib see, et jah, ma olen seda nagu väga hinnanud ja mingitele inimestele see üldse ei sobi, et mul on nagu mingid sõbrad, kelle pere räägib asjadest, millest on vaja rääkida ja ikkagi kõik saavad väga hästi läbi, aga lihtsalt ollakse nagu väga konkreetsed ja see on ka nagu okei. Et võib-olla jah, meie pika jutu lõpetuseks ma lihtsalt, et see haigus on nagu saatnud kogu seda teekonda, aga lihtsalt võib-olla äkki siis välja lugeda sellest meie pikast jutust, et elus on nii palju teisi tahke äkki, millele nagu keskenduda. Et mul oli hea meel, et sa mind kutsusid täna siia jagama. Jaa, ja et see võib-olla ongi seal kogu nii-öelda, et me rääksime nagu päris valusatel nagu nii-öelda teemadel ja jagasime väga nagu nii-öelda, esiteks ma tahan aitäh sulle öelda selles ka, et nagu see mina olen valinud selle, et ma jagan, aga nagu see ei ole nii-öelda, seda ei tee väga paljud ja sina nii avatult rääkisid, et ma olen väga nagu tänulik, sellepärast et ongi, et siin ei ole ainult väikesed nii-öelda noored, kes nagu nii-öelda saavad siit midagi, vaid siit on ka nagu, mul käivad ATH nõustamisel nagu 60-aastased inimesed, kes on nagu mingi, oh my god, mul on see, nüüd sain alles diagnoosi ja et see on ka mingisugune võib-olla vanem inimene, kes nagu nii-öelda saab endale diagnoosi ja kuidas sellega nüüd toime tulla ja nagu kõik on uus, kogu mu maailma pilt on ja et see nagu nii-öelda annab ka seda nii-öelda positiivset või seda valguse natuke sära, et nagu sa saad saavutada nii palju isegi siis, kui sul on mingisugune haigus. Ja ma seda arvan ka, et võib-olla on nagu tore vahepeal, kui kogu see elu kukub nagu kildudeks, et me saame selle siis ise et võib-olla, et see on nagu see kogu point üldse, et mõned inimesed võib-olla ei vajagi seda kunagi, elavadki elu täies südamerahus. I wonder how it feels like. aga et ma arvan, me oleme tänu sellele väga palju sügavamad inimesed ja võib-olla oskame jagada siis teistele inimestele seda, mida meie oleme tundnud. Ja lõpetuseks ma ütlengi, et elu annab meile täpselt nii palju, kui me kanda jaksame ja me oleme lihtsalt haigelt tugevad ja see ongi see. Nii et aitäh sulle. Nii tore, et sa mind kutsusid. Jah, hoidke üksteist ja näeme järgmine kord. Jah. Davai. Aitäh sulle.